Kõhupooligi tühi, töö raske. Juba vanarahvas teadis, et ega õiget tööd enne teha ei saa, kui kõht täis. Minuga on siin Rene, räägi mulle sellist asja. Lähen mina mõttega välja, et liigutaks ennast. Söön ma kõhu ikka täis ju? Ikka jah, et ei saa kõhuga oleks patt välja minna. Et isegi kui jääb väga hilja peale, et ei jõua enam süüa, siis tuleks kindlasti midagi taskusse panna, et igaks juhuks midagi magusat, kas rosinad või šokolaadi või midagi. Aga üldjuhul jah, ikka vähemalt 2 tundi enne trenni tuleks korralikult toituda. Ehk siis ma võin täitsa julgelt võtta ühe seaprae ja hapukapsa ette ja 2 tundi enne trenni manustan selle ära ja siis eks pärast vaatab, mis saab. No päris nii ta ei ole jah, et üldjuhul tuleks lähtuda ikkagi sellest, et süsivesikuid süüa siis aeglaseid. Et see tähendaks siis kas kartulit, pastat, riisi, et midagi, mis annab sulle energiat, et hapukapsas ja sealiha on juba siis jah, sellised asjad, mis pigem jäävad sul sinna kõhtu lihtsalt seisma. Olgu. Ja nii, et enne trenni ma söön aeglaseid süsivesikuid. Nii, mis siis mõjuvad mul pika aja jooksul, kõht on täis ja tuju on hea. Aga kui ma võtan ette sellise pikema ringi, kas või talvel Tartu maratoni või mõne pikema rattasõidu, siis mida ma taskusse pistan? Üks asi on see pähkel, üks asi on see võib-olla see mingi energiapatoon, et kumb on siis parem, et kas ma pean minema poodi ostma selle energiapatooni või ma saan koduste vahenditega väga ilusti hakkama? Jah, et otseselt seda energiapatooni ei pea ostma, et samamoodi piisab teha ka moosisaiu tasku, et isegi tippsportlased teevad seda, teevad oma lihtsalt moosisaia, paned kelli sisse ja taskusse kaasa. Et see tegelikult annab päris kiirelt energiat sportimisel, aga kui juba rääkida siin Tartu maratonist või kus on juba võistluspingutus juures, et siis seda moosisaia on, ma arvan, suht ebamugav süüa, kui seda kilesest hakata lahti pakkima, et siis üldjuhul ikkagi on kas lahtised rosinad, banaanijupp, igast keelid ja siis müslipaarid, mida saab siis osta, müslipulgad, et aga põhimõtteliselt mul võivad olla taskus ka, ma ei kujuta, kuivatatud õunad, mis annavad ju ka mingit... No see kuivatatud õun on suht ebamugav läbi närida seal pingutuse aeg, et võib-olla siis jah, juba pigem, ongi rosin, võib-olla siis mõni aprikoos, mis on kuivatud, mida on lihtsam juba läbi närida. No jaa, aga kui ma juba seal söön niisugust kuiva toitu, siis mul tekib automaatselt joogijänu, mis ma siis teen? No jah, jook peab alati kaasas olema, et selle vastu ka ei saa, et see on isegi tähtsam kui toitumine, et vedelikku tuleb ikkagi tarbida pingutuse ajal keskmiselt iga 20 minuti tagant vähemalt ja hea oleks, kui oleks pool joogist vesi ja teine pool siis spordijook. Et spordijook on siis juba selle jaoks, et mineraalid ja kaotatud mineraalid organismil tagasi tuua, pluss ta aitab veel paremini imenduda. Nii, mis tähendab seda, et siis mul peab olema kott seljas, et kui kohutalt ebamugav, kuhu ma need veepudelid panen? Ei, seda ei ole, et kui sa oled spordiüritustel, siis seal on ikkagi olemas toidupunkti, kus sa saad vedeliku kätte, et endal võib siis kaasas olla väike pudel vee või millegiga. Et siis juba võistluste üldjuhul toitlustuses saad kätte seda, kui oled tervisesportlasena. Jaa, aga kui ma ei ole sellises kohas, kus automaatselt on sellised toitlustuspunktid, et kui ma lähen ilusal suvepäeval, satun pikale rajale, siis seal tegelikult mul võiks ju endal jook kaasas olla, et kuhu ma need veepudelid panen? Selleks on mitmeid vahendeid tegelikult, et selge selline tuleb kaasa võtta. Ise ma ütleme nii, et tegelikult ei pea väga pead halliks mõtlema, et kuhu neid panna, et ma olen ise käinud poest võtnud 2-liitrise suure pudeli ja kuidagi taskusse sisse pressinud ja läinud sellega, et aga selge see, et mugavam ratta peal on kindlasti joogipudeli korvid olemas. Suusutamises on võimalik Camelback selga panna, see on siis selline joogikott selga või on vöö ümber kere. Et sellised vahendid on mitmeid olemas, et ainult spordi uues küsida. Kusjuures mina leidsingi ühe vöö, kus oli 2 hästi mugavalt pisikest pudelit panid ümber ja tegelikult kui suvel ma just jooksed ja siis saad aru see, et issand, kui tahaks juua,
et tegelikult selline abivahend ei ole absoluutselt kohe automaatselt niisuguse ütleme sportlase abivahend, vaid tegelikult selleks, et ennast hästi tunda metsas, sa võid julgelt selle endale vöövle pista ja kõik on ennast hästi. Loomulikult, et harrastussportlasel ongi seda olulisem veel jälgida seda, mida ta teeb, et ta ennast ei kurnaks liialt ja samamoodi tal peavad sellised abivahendid nii või naa olema, et isegi kui ta läheb võistlustele, siis ta sellistest abivahenditest on kõvasti kasu, et eliitsportlastel on siis juba abimehed raja ääres ja neil on võib-olla need treeningud planeeritumad ja nad täpselt teavad, kus nad oma joogid ja söögid saavad. Aga harrastussportlasel peab, ma arvan, seda enam olema kindlaks tehtud, et tal on oma sellised vahendid olemas, et ta saab kaasa võtta. No aga kui ma mõtlen, et ma tahaksin natuke kaalust alla võtta, aga siis ma ju ei joo enne, kui ma lähen rajale ja pärast ei söö ja siis vaatangi, ohoo, et ma kaalun tunduvalt vähem. No vedeliku kaotus, see ei ole kaalukaotus, et selle sa lähed jood ju pärast suurest janust tegelikult tagasi, et tegelikult peab vett kogu aeg tarbima. Aga kaalukaotuse koha pealt on ikkagi eelkõige õige toitumine, mis sellele kaasa aitab. Kui oled liikuv inimene ja teed natuke sporti, siis tegelikult piisab ainult õieti toitumisest, et ei pea isegi kogusid oluliselt piirama, vaid piisab sellest, kui lõikad ära liiga rasvase toidu ja liiga magusa toidu, ehk siis ütleme, kui muidu võtad magustoiduks suure koogi iga õhtu, siis võtad võib-olla iga 3 päeva tagant, et ja niimoodi selliseid asju piirama hakates läheb kaal juba iseenesest alla, kui ennast liigutada kõrvale. Ma tean seda, mida ma võin treeningu ajal süüa, enne treeningut süüa, aga mida ma söön pärast treeningut? Tegelikult see magusa söömise koht ongi, et tippsportlasena näiteks tihtipeale ongi nii, et hommikul sööd sellist, kuidas öeldes, kõhtu kinnitavat toitu, et kestaks pika päeva ära ja peale trenni ongi tihtipeale kiire süsivesik või siis selline natuke magusam toit, et kiirelt taastuda, kui oled väsinud. Et see imendub palju kiiremini ja samas organism võtab selle hästi vastu, et see pärast ei ladestu rasvaks organismis ja õhtupoolikul siis on pigem juba valgurikas toit, et mis siis aitab üle öö lihastel taastuda ja nii edasi, et kus organism saab oma valguvarud kätte. Valgud sisalduvad siis näiteks kohupiimas? Jah, no piimatoodetes üldse ja siis lihas. No aga vastu ööd ei taha ju väga liha süüa, mis ma siis teen? No siis võidki piirduda mõne kohupiimakreemi või millega, aga tegelikult ongi just parem, kui liha ei sööks hommikul enne trenni ja kohe peale trenni, sest tegelikult sellest lihast organismi saab nii kiirelt seda vajalikku energiat kätte, et taastuda, et siis pigem see ongi juba hiljem õhtupoole söömiseks. Mina, kes ma liigun väljas, spordin väljas, siis kas ma pean taastumiseks kasutama mingeid spordipulbreid, spordijooke, keele, asju? Tegelikult see valik poodides on ju meeletu. Jah, isegi tippsportlasena ma näiteks ei kasuta neid nii väga palju. Et see on tõesti, kui see on ikkagi toidulisand, see tähendab seda, et kui sa ei saa toidust vajalikke aineid kätte, et siis sa võtad lisaks. Üldjuhul harrastus- ja tervisesportlasena ei tohiks minna vaja igasuguseid valgupulbreid, suurtes kogustes taastumisjooke ega muid seeäärseid tooteid. Et selge see, et väike keel või müslibatoon teinekord taskus on hädavajalik, kui lähed pikemale treeningule, et kui energiakriis tekib, sul läheb seda vaja või kui tõesti on organismil mõned eripärad ja on vaja teatud vitamiine, et siis tuleb vitamiine tarbida nii, kuidas arst soovitab, eks ole. Aga sellist suuri valgujoogi pulbrite tarbimisi ja taastusjookide tarbimisi tegelikult harrastussportlasel ei lähe vaja, kui ta toitub tervislikult. Et toidusedel peab olema hästi mitmekesine ja siis sealt saab vajalikud ained tegelikult kätte. Kas toitumine oleneb sellest, millal ma ka sporti teen, et oletame, et kui ma olen hästi õhtuinimene, et ma terve päev teen tööd ja siis alles õhtul on ju rajad on valgustatud, mõtlen õhtu kella 10, ahaa, ma läheks nüüd jooksma või suusatama, et kas siis on seal vahet
mida ma enne söön. Kindlasti jah, et eriti kui on pikk tööpäev selja taga, siis tasuks ikkagi juba päeva jooksul tähelepanu pöörata sellele, et kuidas ja mida süüa, et õhtul siis 6-7 olla vormis seal suusarajal ja jaksata trenni teha. Et siis ju võibki pigem lähtuda päevast sedasi, et hommikul on kergem eine ja siis lõunal teed korralikuma eine, et siis õhtul vastu pidada. Aga kas inimene, kes tegeleb aktiivselt spordiga, kas ta peab sööma rohkem tegelikult? Kui mul on päeva jooksul veel üks trenn, siis seda enam vajan ma energiat. Jah, seda nüüd küll, et mida rohkem sa liigutad, seda rohkem energiat sa vajad. Aga pigem igapäevaselt inimene peab ka ikkagi tervislikult toituma ja tegelikult need põhimõtted on samad. Et see, mis võib-olla tuleb lisaenergiana siis juurde, ongi see, et mis sa treeningule kaasa võtad peale treeningut taastumiseks, mis sammustada, et organism taastuks kiiremini siis sellest treeningust. Et üldine toitumine päeva jooksul tegelikult igal inimesel võiks olla ikkagi samadel printsiipidel, nagu on siis seda nendel, kes ka sporti teevad. Esimene nädal kaal langeb mul kilo, teisel kilo ja kolmandal ei lange üldse ja siis hakkab juurde tulema. Mis see nüüd siis on? No kui sa nüüd just toiduga patustama ei ole hakanud, siis ma arvan, näed juba peeglist muutusi, et lihaskond ja kuidas öelda, siis muskel rahvakeeli hakkab kasvama. Et see ongi nii, et kui algul liigutanud ei ole ja sul tegelikult lihased ei ole sellises konditsioonis, et siis mingi treeningprotsessi peale ja nad ikkagi hakkavad kasvama ja selle arvelt, lihase arvelt tuleb ikkagi seda kaalu juurde. Et sa tegelikult küll võid juba rasvu edasi põletada, aga mingis momendis võib tekkida siis olukord, kus lihaskasv on võrdväärne juba sellega, kui palju sa rasvunalt kaotad. Nii et pigem usaldada seda, mida sa näed visuaalis, kas või peeglis, kui seda, mida näitab sulle kaal? Jah, kindlasti. Et ja kõige olulisem on ikkagi jälgida ka enesetunnet, et ei läheks enda piitsutamiseks. Et ei tohi olla nii, et hommikul ärkad üles ja oled täiesti surnud selles mõttes, et jõuetu ja poole päeva peale lihtsalt väsid ära, kuna tunned, et oled kurnatud, et seda tuleb kindlasti vältida.